Sel hooajal oleme hoidnud pilku peal oma koostööpartneri Redori arendusobjektil Tabasalus aadressiga Kallaste 3. Meie meelest on väga õige aeg rääkida ka hooneautomaatikast, aga kuna selles ehitusjärgus hooneautomaatikast esialgu pole veel jälgegi, siis tulime Redori eelmisele objektile, kus me eelmisel hooajal käisime väga tihti, see on siis Sakus aadressil Tallinna 1 ja räägime siin Pisli hoone automaatikasüsteemist. Mina oma seniste teadmiste põhjal jagaksin hoone automaatika tinglikult 2 osaks. Üks on siis hoone kui tervik ja teine elanik. Kas selline kriipsu tõmbamine on loogiline? On. Hoone puhul tervikuna jälgime arvestite näite. Haldur saab need meie süsteemist mugavalt kätte. Avame uksi, peaust, garaažiust, panipaigad, koridorid ja võimaldame lifti kutsuda. Korteris saavad kasutajad iga ruumi temperatuuri juhtida, küte, jahutus ja ventilatsiooni juhtida. Arvestite näidud salvestuvad meie süsteemis kuupõhiselt. Saab tagantjärgi hinnata, kas see või too kuu oli kööti liiga palju, liiga vähe. Ventilatsiooniga on selline asi, et küte, see võib olema, tuba võib soe olema, aga kui inimesel tekib tahtmine, hoiame energiat kokku, kulutame vähem, lülitavad ventilatsiooni sisuliselt välja, siis süsihappegaasi tase korteris hakkab paratamatult tõusma. Kas teie süsteem jälgib ka seda? Oleme ventilatsiooni torustiku paigaldanud anduri, mis mõõdab CO2 anduri. Et kui kasutaja on valinud automaatjuhtimisrežiimi, siis süsteem jälgib CO2 taset ruumis ja vastavalt vajadusele suurendab ventilatsiooni kiirust. Suund on Kallaste 3 Tabasalus, kas sinna tuleb täpselt samasugune süsteem? Sinna tuleb väga sarnane süsteem. Kuna seal on ehitus veel käimas, siis saavad huvilised õigel ajal otsuse tehes ka valgustuse juhtimise ja kardinate juhtimise lahendusi lisada. Kõik majaelanikud saavad äpist uksi avada. Siin oleme seadistanud selliselt, et ust avades sõidab lift sulle ette, esimesele korrusele peaukse avamisel ja keldrikorrusele garaažist sisenedes. Energia tarbimine on tänapäeval võib-olla üks kõige tõsisemaid probleeme ja muresid, mille üle inimesed väga palju mõtisklevad. Teie süsteemiga on võimalik jälgida täpselt, et kui palju ma päevas, nädalas, kuus kulutan? Ja, kõik meie süsteemiga ühendatud arvestid saadavad pidevalt näite. Päeva lõpuks saad vaadata, kui palju kulus järgmiseks päevaks uued otsused teha, kui tundub, et eelmisel päeval liiga palju kulutati. Ja teema kokkuvõtteks tahaksin öelda, et Redori objektidel kõigil on pandud sisse Pisli hoone automaatikasüsteem, nii nagu siin Sakus Tallinna maantee 1 ja paigaldatakse see süsteem ka Tabasallu, Kallaste 3, aga seal on nüüd selline väikene erand, et hoone on veel ehitusjärgus ja kui te olete huvitatud endale sinna Kallaste 3 korteri ostmisest, siis ka hoone automaatikasüsteemi korteripõhiselt, nii nagu ma siin käesolevast intervjuust aru sain, on võimalik natukene parendada.